Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse. Jääradele detsembrikuu 3. nädal ehk 15–21 detsember. Ma olen teile jäärad siia pannud valmis 7 kaarti ja vaatame siis, mida mina nende kaartide pealt näen, mida mina nendest arvan ja välja loen. Ma näen seda, et teil on väga-väga vinge nädal. Teil on suurepärane nädal tulemas, teil on pidu, võib-olla on mõni jõulupidu, võib-olla on mõni kodune pidu. Ma näen, et siin juba esimene kaart on pidu, see minu jaoks tähendab see pidu ja väga vahvat seltskonda. Ma näen, et teil on rahaasjadega kõik korras. Teil on raha palju, te ei pea üldse muretsema ei oma jõululaua ega jõulukinkidega mitte millegi pärast. Te võite rahulikult oma rahaga aidata ka teisi. Kui te näete mõnda, ma ei tea, on teil mõni sugulane keegi kusagil, kellel oleks vaja midagi osta või kingitust teha, siis te võite seda endale lubada. Siin nädala keskel mulle tundub, et teil on mingisugused imelikud hirmud, millel ei ole tõepõhja all. Et kui teil ka tulevad mingisugused mõtted, ma ei tea, õhtul enne magama minemist ja mõtled, et ma ei tea, mis saab, siis võite kindel olla, et tegelikult kõik on hästi, mitte midagi ei ole halvasti, teil on rahaasjad korras, teil tunduvad ka olema suhted korras, tööga on kõik hästi, ma ei näe siin ühtegi sellist ohumärki. Ma näen, siin nädala lõpupoole on karmakaart ja kuukaart. Minu jaoks tähendab see karmakaart minevikku, see tähendab seda, et teie minevikust võib tulla keegi, võib kerkida uuesti üles. See võib olla kas mõni, ma ei tea, ärikaaslane, kellega te kunagi olete äri ajanud. See võib olla mõni vana kallim, kellega te olete lahku läinud. Ta tuleb ilmselt hea jutuga. Ta tuleb selle hea jutuga, et meil oli toos nii tore olla, sa oled nii super tore inimene, et mul on nii kahju, et meie suhted läksid lahku, et meie äri ei õnnestunud. Et kuule, prooviksime veel. Aga kuukaart ütleb mulle seda, et tal on väga libe jutt, aga tegelikult ta ei ole muutunud. Ja kõik see, mille pärast te läksite lahku või mille pärast teie äri ei õnnestunud, see kõik on jäänud alles, et seal ei ole muutust. Et enne, kui te tema libedat juttu nagu uskuma või kuulama jääte, väga-väga hoolega kontrollige. Ma ei ütle, et ei tohi teha ja et inimene ei ole kindlasti muutunud. Ma lihtsalt ütlen seda, et see kuukaart näitab, et ta võib olla ka ta võib-olla ise usub seda, ta võib-olla ise seda kõike usubki, mida ta räägib, aga reaalsus on see, et ta ei ole muutunud, et kõik need vanad vead on tal alles, ta ei ole muutunud, et selles mõttes, et temaga koostööd teha, kas siis uuesti suhet alustada või äriliselt koostööd teha või ükskõik millist koostööd teha, talle laenu anda, et seda kõike ma ei soovita sellel nädalal kindlasti teha, et vaadake rahulikult, mõelge, kaaluge, uurige tausta, uurige, mis need on, et tema põhjused, miks ta seda kõike teeb. Ja kui te siis leiate, et okei, et miks mitte, siis loomulikult, aga mitte sellel nädalal, kui on võimalik, siis lükake see otsustamine tuleviku poole, ma ei tea, järgmisesse aastasse näiteks. Aga muidu on teil väga-väga tore nädal tulemas, kallid jäärad. Et ma soovingi teile suurepärast nädalat, head seda jõulueelset nädalat, pidutsege siis korralikult. Ja ärge olge kulutamisega kitsid, et ikka kulutage ja kontrollige, mida teile räägitakse. Ärge uskuge pimesi mitte kedagi, isegi siis, kui nad väga ilusat juttu räägivad. Aga soovin teile kena nädalat. Kui teile minu kaardid, minu lugemine meeldis, siis ärge olge kitsid. Pange ikka pöial üles, pange like, kommenteerige ja kohtume järgmisel nädalal.